Maatriksi puhul on veel üks hästi huvitav omadus, et inimese isikuomadusi või siis inimeseks olemise omadusi on võimalik läbi maatriksi süsteemide muuta. Kuidas see käib? Selle mõte ongi tegelikult puhtalt just see, et kui te olete näiteks hästi impulsiivne, hästi kiiresti reageerija erinevatele, ütleme siis mingitele mõtetele, keegi kuskil midagi arvas teie kohta ja teie siis kohe nii-öelda reageerite sellele ja te saate aru, et te teete seda aeg-ajalt väga valesti ja mis see tähendab siis lõppkokkuvõttes on see, et te teete ennast ise mõnes mõttes nagu naerualuseks või siis sellise kaotate ära nagu oma tasakaalu, siis see on nagu teatav sisemine muster. Ja see tähendabki maatriksi seisukohast seda, et töötate ühes mingis väga konkreetses energiasageduses. See sagedus tegelikult loobki ju teie sisemise nii-öelda sellise vaimse maatriksi ja selle vaimse maatriksi nagu probleemkoht ongi see, et te reageerite liiga kiiresti. Teadvusmaatriks annab võimaluse seda kiiret reageerimist tegelikult tagasi tõmmata. Kuidas see käib? See ongi see, et kui te nagu mõtlete selle peale, ehk siis, et oli teil mingisugune selline juhus, kus te suhtlesite kellegiga ja siis te reageerisite üle. Ja põhimõtteliselt tagantjärgi mõttes te saate aru, et see ei olnud see koht, mida te oleksite soovinud ja tagantjärgi mõeldes siis parem, kui te poleks sihukest asja teinud. Ehk siis see on see kogemus, mille te läbi tegite ja selle kogemuse tõttu te saate aru, et te panite nii ennast lolli olukorda, kui ka tekitasite teistele ebameeldivusi. Siinkohal mõte sellest, et kuidas seda asja muuta, tähendabki seda, et teil on vaja välja mõelda, mismoodi oleks see järgmine programm, mida te enda sees näha tahaksite. Siinkohal ongi see, et mis oleks vastupidine nii-öelda versioon sellest, kuidas te reageerite üle. Ja see tegelikult on hästi lihtne, see on see, et te oletegi tasakaalukas, te kuulate rohkem ja te reageerite vähem. Ehk siis alati ei ole see, et te peate kohe asuma võitle või põgene süsteemi. Pigem on see, et teil on vaja just avastada enda jaoks see sisemise rahu seisund, millega te tõmbate ennast kogu aeg nagu korrale. Loomulikult te võite veel alguses reageerida samamoodi nagu varem, aga mingil hetkel te õpite kogu seda mängu nägema hoopis teise nurga alt. Te olete rohkem enesekesksem ja siinkohal see enesekesksus on tegelikult väga hea näitaja. Enesekesksus tähendab seda, et te seisate enda huvide eest ja te ei lase ennast teistel ära kasutada. Enesekesksus ja isekus, need on kaks täiesti erinevat asja. Isekus on tegelikult see, kus te ei arvesta kellegi teisega. Aga enesekesksus loob pigem just selle, et te olete nagu enda huvide eest seisja. Et me võime siia võrdusmärgi küll vahele tõmmata, aga isekus ei ole pigem positiivne omadus. Kuigi me võime öelda, et enesekesksus on seda. Ehk siis selleks, et vahetada nii-öelda ülereageerimine või kiirreageerimine oma teadvuses välja tasakaalukuse vastu, selleks on omaette meetod. Ja seda meetodit on võimalik siis igaühel kasutada, kui ta teab, kuidas seda teha. Sisuliselt ma tõin siin ju näiteks praegu ära selle, et millist asja on võimalik millise teise asja vastu välja vahetada.
see tahab omaette sellist praktikat ja ütleme siis nii, et lihtne on seda rääkida, aga see tegevusprotsess on natuke teine. Ja kui sind huvitab, siis sa võid alati nii-öelda tulla nii-öelda minu konsultatsioonile ja küsida ja me võime need asjad nagu läbi mängida, kuidas ühte või teist situatsiooni lahendada. Ehk siis mina võtan vastu nii-öelda üle Eesti suuremates linnades ja kellel on siis huvi, võib tullagi täiesti nii-öelda maatriksi konsultatsioonile, võib tulla minu juurde tervisekonsultatsioonile ja võib võtta ka selles mõttes mõlemad konsultatsioonid, kui huvi on. Aga minu asi on tegelikult kuulata sind ära ja pakkuda sulle lahendus, kuidas ühte või teist asja teha. Minu oskuste nimistus on ka tegelikult see asi, et ma võin aidata inimestel erinevatest probleemidest nagu välja tulla, seda lahendada võimalikult nii-öelda efektiivselt. Aga siin on alati üks aga. Et see aga seisneb alati nagu teie valikus, mida tegelikult ma olen võimeline ära nägema, kas te mängite seda asja kaasa minuga või mitte. Ja mida see kaasamängimine tähendab? Kaasamängimine tähendabki siinkohal seda, et kui te võtate seda kui umbluud, siis te sellest abi ei saa. Aga kui te kuulate mu ära ja ma räägin nagu teaduslikud seletused nii-öelda seda asja lahti seletavad, siis te võite aru saada, et teie sees nii-öelda see vastuvõtt ja arusaamine, et see asi tõesti niimoodi töötab, hakkab toimima. Ehk siis minu huvi on see, et aidata teil asjadest aru saada, et te saaksite ise seda hakata kasutama. Ja see on nagu see põhiolemus, ehk siis, et mitte, et kogu aeg peab nagu käima kellegi juures abi saamas, vaid et ma õpetangi inimestele seda, kuidas tehakse asju iseenda jaoks paremaks. Ja see on see koht, kus nii-öelda nendele konsultatsioonidele tasub tulla, sest nagu nii-öelda te tulete individuaalselt õppima enda jaoks selgeks mingisuguseid protsesse, mida te enda jaoks kasutada saate. Selle kohta võite kirjutada mulle, võite mulle helistada ja võite siis jälgida ka nagu Facebookis, Toomas Piik on minu nimi. Ehk siis millal, kus ma mingisuguseid asju läbi viin, ehk siis ma räägin, et Eesti suuremates linnades ma võtan inimesi vastu. Ja kui te parasjagu ei leia seda infot kuskilt mujalt, siis lihtsalt helistage. Et selle klipi all on alati kontaktandmed ja te saate minuga suhelda. Nii et ootan teie kirju, kõnesid ja suhtleme, et ärge kartke mulle helistada. Ma aitan teil asjadest lihtsamini aru saada ja neid muuta.